olen Lilian Kold ja täna kuulame ja vaatame Noorteseire Radar uut episoodi, mis on siis malevad kui noorte hüppelaud tööellu. Ja tänaseks saatekülaliseks on Kaisa Potter, kes on siis Haridus- ja Noorteameti peaekspert. Tere, Kaisa! Tere! Mul on hea meel sinuga siin kohtuda ja tore on rääkida nagu sulle olulisel teemal, mis on siis malevad. Ole hea, ava nagu seda teemat mulle lähemalt, et mis on malev ja kuidas see erineb tavalisest töökohast noorele? Noore jaoks on see hästi eriline, sellepärast, et muidu on ta harjunud ju olema koolipingis ja õppima, et see on selline esimene kokkupuudel tal töömaailmaga. Et see on tema jaoks hästi eriline ja seda siis aitavad tema jaoks siis nagu veel erilisemaks teha maleva korraldajad. Üldiselt on need noortekeskused, kes siis malevad suvel korraldavad, et noored saaksid tööl käia ja saada seda kogemust. Aga kõige selle töökogemuse juures on oluline ka mitteformaalse õppe meetodid, tegevused, mida tehakse siis tööst väljaspoole ja koolitused, mis siis nende selliseid tööoskusi arendavad. Et see on nagu selles mõttes hästi oluline, et need kõik kolm osa on selle juures olulised. Enamasti on malev mõeldud küll 7–26-aastastele, aga peamiselt on ta ikkagi selline 13–18-aastastele mõeldud, et see on see peamine sihtrühm, sest nemad on just need, kes hakkavad siis nii-öelda töömaailmaga tutvuma ja see on nende jaoks just kõige sellisem olulisem ja erilisem aeg. Okei, seda on nagu hea kuulda, et milliste vanusegruppidele see kõige nii-öelda nagu olulisem on, et 13–18, kes siis kõige rohkem osalevad. Aga oskad sa mulle avada ka nüüd võib-olla seda teemat, et miks me räägime just, et nii-öelda nagu hüppelauas tööellu noorte nagu aspektist? Sest ongi see, et neil varem ju ei ole seda töökogemust olnud ja nad hüppavadki justkui tundmatusse tegelikult, et nad ei tea, kuidas teha, mis tähendab lepingud, mis tähendab üldse selline töömaailma pool, et nad teavad, et nad lähevad tööle, nad saavad raha sellest, aga mis selle kõigega kaasama on nende jaoks nagu hästi veel tundmatu maa, et kui ma räägin oma kogemusest, siis 17-aastaselt tööle minnes, siis kõik igasugused paberid ja lepingud, et kõigele kirjutasin alla, teadmata, mis see tegelikult tähendab. Et siis maleva teebki just eriliseks see, et maleva käigus tegelikult noorele kõike seda selgitatakse, räägitakse ennem seda, mida tähendab tööleping, mida tähendab tööl käimine, mis on nende õigused, kohustused, ja tegelikult ka see nagu sisenemine on tegelikult noore jaoks ja noorest lähtuv, et selles mõttes, et seal ikkagi arvestatakse noore sisendit, et küsitakse juba ennem, mis on need tööd või valdkonnad, mis neid huvitavad ja sellest lähtuvalt tehakse siis ka sellise mitteformaalse õppeprogramm, kus tehakse ettevõtete külastusi või kutsutakse mingisuguseid eriala spetsialiste, kes võiksid siis noortele rääkida, et kuidas sinna saada näiteks tööle või mida nad peaksid selleks tegema üldse. Et see on selles mõttes jah, et hästi noorest lähtub ka, et siis me ei saagi nagu öelda, et igasugune või kõik malevad oleksid täpselt ühesugused, et meil on see nii kirju, aga selles mõttes on see hea, et see on ikkagi noorest lähtuv ja just selle piirkonna noorest, et me ei saa ka võrrelda näiteks, et linnas toimuvad malevad või maapiirkonnas toimuvad malevad, et see kõik tulebki just nagu noorest või noorele mõeldes, Jaa. Just. Ja tõesti, et see tööle ja malevasse kandideerimine on ka hästi sarnane töömaailm või tööeluga päris nagu, et nad kandideerivad, nad teevad motivatsioonikirju, koostavad CV-sid, ja kui nad päriselt seda teevad, siis nad ka mõtestavad seda, et mis on nende eesmärgid malevas, miks nad tahavad sinna saada. Ja samamoodi, et see kõik käib läbi noorsootöötaja toetava. Ehk siis noored saavad nii-öelda nagu turvalise kogemuse läbi selle maleva, et siis kuidas nagu nii-öelda võiks siis päris tööelus need asjad olla. Just. Ja hästi oluline ongi see, et noore jaoks oleks see esmane töökogemus ka positiivne. Et selles mõttes, et kui noor ehmatatakse ära mingisuguse tööga või selle kogemusega, et siis see pruugib või see nagu selles mõttes võib talle nagu tulevikus tekitada mingisugused tõrkeid tööle minekul, et kui ta tunneb, et temaga ei käitutud hästi seal või ta ei mõistnud midagi, et see suhtlemine halb, siis tal võib mitmeks aastaks kaduda ära, ei saa üldse tööle minna, ja võib-olla tulevikus ta ei tahagi üldse tööle minna. Et selles mõttes, et malevas, kui on mingisugused olukorrad, siis need ongi õppimise momendid ja see on noore jaoks nagu teada, et noor on turvalises keskkonnas, see on kõik positiivne tema jaoks ja kõik eksimused ju on õppimise momendid. Ja täiesti hea turvaline olemine noore jaoks.
kui nüüd rääkida veel ka malevatest, siis on sul ka teada, kui palju üldse Eestis noori osaleb malevas? Me tegelikult täpset numbrit ei tea, palju malevaid on või palju malevas osaleb noori. Et meie tegelikult saame riikliku toetusega, et mida siis Haridus- ja Teadusministeerium jagab siis maleva korraldajatele. Et nende andmete kaudu me teame, et eelmisel aastal sai maleva kogemuse ja riikliku toetuse sai siis 4600 noort. Et sellel aastal on taotlusvoor läbi ja on 5600 noort juba. Et meil need toetuse määrad on tõusnud ja me saame rohkem noori toetada ja tänu sellele me saame ka paremaid andmeid, et kui palju noori tegelikult on. Et jah, et kahjuks on ka selliseid väiksemaid malevaid, kelle tegevusest me tegelikult midagi väga ei tea. Et need võivad toimuda, et aga kui nad meie käest seda riiklikku toetust ei küsi, siis me tegelikult ei tea selle kohta nagu täpseid arve. Aga üldiselt selline 5000 noort kindlasti igal aastal saab maleva kogemuse ja kindlasti väga väärtusliku kogemuse. Okei, seda on aga hea kuulda. Siis on ju erinevad malevad, eks ju. On ööbimisega malevad ja on nii-öelda mitte ööbimisega malevad. Siis kas seal on ka mingi vahe, millise kogemuse noor sellest saab, et kummas malevas ta siis nüüd osaleb? Kindlasti ööbimisega malevas noor saab arendada rohkem sotsiaalseid oskuseid, on ju, et ta peab ikkagi teistega rohkem selle arvestama, mitte ainult töö juures ja töö tegemisel, vaid ka väljaspool tööaega, on ju. Et nad saavad, selles mõttes, et lähevad ka võib-olla maapiirkonda, on ju, kus nad ei ole varem olnud, et seda kohanemist on kindlasti neil rohkem. Aga samas kindlasti on hästi väärtuslik. Samas on see, et ka ööbimiseta malevad on väga toredad, sellepärast, et kõigile noortele ei sobi see ööbimisega kuhugile mujale minna, et aga tegelikult sellise töökogemuse vaatest on mõlemad ikkagi sama väärtuslikud, sellepärast, et neil üles ehitatud on nad ikkagi samamoodi, et on see töötamine, töökogemus, et ööbimiseta malevad on ka samamoodi üles ehitatud eesmärgiga noortele töökogemuse pakkumine ja tegelikult saavad nad seal ka suurepärased teadmised. Et enamasti ikkagi on ööbimiseta malevaid meil rohkem, sellepärast, et see lihtsalt ööbimisega maleva korraldamine on ressursi rohkem, et sul on ju rühmajuhid peavad olema seal ööpäevaringselt olemas ja enamasti on ikkagi need tööd ka sellised, et eelistatakse võib-olla vanemas vanuserühmas noori, et alates selline 15-16 on peamised, aga jah, et 13-14 aastad on sellised ööbimiseta rühmades enamasti. Et kes jah, võib-olla ei saa kodust nagu nii palju eemal olla, et malev ikkagi on üldiselt 2 nädalat. Nii et 2 nädalat on maleva pikkus ja eelistatakse, et ütleme ööbimisega malevas siis kuskil seal 15 pluss vanuses noori, nii et noorem. Selline jah, keskmine vanus, et võib-olla ka sellised nädalaseid vahetusi, aga neid on pigem vähem jah, et üldiselt ütleme, et keskmiselt on selline 2 nädalat on see maleva periood ja see programm on niigi päris tihe, aga jah, et ööbimisega on kindlasti seal sellist omavahelist suhtlemisoskust arendavad noored paremini ja sotsiaalseid oskusi üldiselt. Jaa, kuule väga hea, et sa selle nagu teemaks võtsid, sest et kui minna nüüd edasi, kui noor nüüd tuleb malevasse, siis millised võimalused tal on nii-öelda nagu oma oskuste või pädevuste nii-öelda nagu arendamisel malevas? See olenebki hästi noorest, et noor ise seab endale kindlasti mingisugused eesmärgid, mida ta soovib arendada malevas. Ongi selleks, kas siis sellised suhtlemisoskused või aja planeerimine või midagi sellist ja rühmajuht toetab teda selles, et ta saaks siis malevas oma need eesmärgid täidetud. Aga samas on ka ikkagi malevas erinevad siis pädevused, mida nad saavad seal arendada, on ju, ka see ettevõtlikkuspädevus, erinevad algatusvõimed, kultuuripädevused ja kõik see selles mõttes, et see on väga erinev ja ikkagi lähtub noorest selles mõttes, et mida noor ise näeb, et tal oleks vaja arendada malevas ja teda toetatakse siis sellel teel. Aga siinkohal ka see, et erinevates malevates, ma arvan, et saab arendada üle erinevaid oskusi, ei ole niimoodi, et nagu kõiki neid oskusi siis? Jah, erinevates malevates on ikkagi fookus on erinevatel pädevustel nii-öelda, millel vähem rõhku, millel rohkem on ju, aga üldiselt ikkagi nad püüavad enam-vähem kõiki pädevusi noortele vähemalt tutvustada ja et nad vähemalt teaksid, et
mis need on ja mida saab ja kuidas saab neid arendada. Okei, hea teada. Kuidas malev aitab kaasa noore tööharjumuse kujunemisel? Maleva korraldajad ise toovad välja, et kõige rohkem noores arenebki selline kohusetunne, et noor tuleb kohale, tal on leping, ta on kokkulepet teinud, ta ise on kandideerinud, ta ise on tahtnud sinna tulla. Et selline kohusetunne nagu areneb noortes hästi palju, aga ka selline üksteisega arvestamine ja meeskonnatööoskused. Et see on ka noore jaoks hästi oluline ka tulevases tööelus, sellepärast et tõesti, et ta võib ju ise arvata, et talle näiteks meeldib meeskonnas tööd, et talle ju meeldib suhtlemine, koolis on toredad rühmatööd, on ju, aga kui sa päriselt pead vastutust jagama selle töö eest kõigi teistega, et siis see võib-olla ei tundu noore jaoks enam nii ahvatlev või selles mõttes, et ta võib-olla ikkagi ei taha seda, et ta äkki leiab, et talle sobib ikkagi selline individuaalne tulemus ja talle meeldib see rohkem ja see on oluline sellepärast, et kui mida varemalt ta seda nagu teada saab, enda kohta õpib, et seda teadlikumaid valikuid ta ju tulevikus tööelus ka teeb. Et ta ikkagi teab, et ma ei taha seda meeskonnatööd niimoodi teha ja ta võib-olla saabki suunata oma karjäärivalikud ja õppimise ka sinna. Et vaatab hoopis võib-olla mingite teiste erialade poole. Jaa, seda on nagu nii hea kuulda selles suhtes, et sellises nagu turvalises heas keskkonnas nad saavad katsetada, proovida, mis neile meeldib, mis neile ei meeldi ja siis edaspidi teha neid valikuid. Okei. Võib-olla kui minna veel nagu nii-öelda sügavamale või selle nii-öelda täpsemaks, et saad sa võib-olla ka välja tuua, et kas siis kui noor osaleb malevas, siis kas see annab ka nii-öelda talle eelise tööturul nii-öelda jah, ja kas tööandjad väärtustavad ka seda, et kui noor on olnud malevas? Ma arvan, et sellist mingit väga otsest selget eelist nagu ei ole, et ma arvan, et tööandjad ikkagi hindavad seda töökogemust, aga ma arvan, et eelise annab ikkagi see, et noor on selle kandideerimisprotsessi läbi teinud, on ju, et see kandideerimisprotsess ei ole malevasse siis ainult selleks nii-öelda tööle saamiseks, vaid seda protsessi ju pärast analüüsitakse, noor saab ise vaadata, näiteks kui tehakse mingisuguseid vestluseid, on ju, intervjuusid või tehakse video CV-d, on ju, mis täna on hästi populaarsed, et noorega koos pärast vaadatakse seda, ta saab ise seda analüüsida, talle antakse tagasisidet, on ju, mida muidu sellises avatud tööturul ju tegelikult väga ei tehta, on ju, et selles mõttes, et noor saab väga nagu hea kogemuse juba sellest ja tõesti, et ta või loodetavasti suudab ka siis nii-öelda avatud tööturul ennast paremini reklaamida, ta juba oskab, teab, mis see tähendab, on ju, ta on selle läbi teinud, ta on seda analüüsinud, ka enda jaoks tagasisidet saanud, et see kindlasti nagu kasvatab teda rohkem kui see, et lihtsalt noored vahepeal proovivad kuhugile tööle saada, ei tea, kas said, ei saanud, miks ei saanud, ei tea. Täpselt. Selge, aga see tööandja väärtustamise pool, et kas tööandjad peavad seda oluliseks, et noored on malevas osalenud? Ma usun, et kindlasti väga paljude jaoks on see oluline, sest tõesti nad ju leiavad, et järelkasvu on vaja saada ja tegelikult nende jaoks teeb see ju lihtsamaks ka, on ju, et keegi ju kõrval rühmajuht juhendab, rühmajuht vahendab kõike seda noore jaoks, on ju. Et see tegelikult teeb mugavaks küll, aga natukene jah, neil hirmud sellega seoses, et tõesti, et hästi palju regulatsioone, et noored ei või mingisuguseid töid teha, mis on ka tõsi selles mõttes. Aga ma usun, et kui on ikkagi see tahe olemas, siis leitakse need võimalused ka, et kuidas see noore jaoks turvaline oleks, aga samas ka neile mitte liiga piirav. Ja siinkohal, kas siis nagu ütleme, et võib-olla sa rääkisid sellest, aga kas on ka nagu erinevus noorte osas, kes on osalenud malevas või kes ei ole osalenud malevas, et kui ta nagu tööturul hakkab sisenema? No seda on hästi raske hinnata, sellepärast, et see oleneb nii mitmest erinevast nurgast, et olenebki ju sellest, et kui palju ta näiteks koolis on neid teadmisi juba saanud, on ju, või kodus palju sellest räägitakse, et kõik see rahatarkus ja kõik muu seal juures, et see on nii individuaalne, erineb noortes, et siin on hästi raske seda öelda ja et kas see oli nüüd tänu malevale või mitte, aga kui niimoodi maleva korraldajatega suheldes, et uurides, küsides, et on ju, et kui nad ikkagi 2-3 aastat seal malevas käivad, siis pärast seda saavad nad juba iseseisvalt väga hästi hakkama. Okei. Seda on hea kuulda. Sa rääkisid ka sellest, et põgusalt puudutasime tööandjate teemat, et millised on nagu nii-öelda peamised takistused, et siis tööandjad väga nagu ei taha võib-olla noori nii-öelda tööle võtta?
no nad vist väga ei julge võtta, et nad kardavadki neid igasuguseid seadusi, on ju, et noored näiteks ei või alkoholi ju käidelda, noortel on see tööaeg on teistmoodi, et nad võib-olla lihtsalt ei ole nii teadlikud nendest võimalustest noori tööle võtta ja lisaks on ka see, et tõesti maleva programm on selline 2 nädalat, 3 nädalat, et võib-olla tööandjad eelistaksid siis juba pikemalt võtta, on ju, noori tööle. Okei. Kas on ka kuidagi neid võib-olla nagu, kuidas nii-öelda tööandjate hirme võib-olla nii-öelda siis vähendada, et nad võtaksid võib-olla rohkem nii-öelda noori? Ma arvan, see on selliste heade kogemuste jagamine kindlasti, et nii palju kui meie teame, siis on need tööandjad püsivad, et kes on ikkagi juba korra proovinud seda, et noortele tööd pakuvad, siis need on palju julgemad ka edaspidi seda pakkuma. Et üldiselt ikkagi need koostööd, mis on loodud, need jäävad ka püsima. Okei. Just, et selline, et siis, et võiks nagu jah, rohkem võib-olla kogemusi vahetada, et ei ole nii keeruline noori võtta ja tegelikult on nad väga tublid ja nad tegelikult tahavad väga hästi tööd teha. Seda on nagu selles suhtes vahva kuulda, et just läbi selle kogemuse, et siis siinkohal võib-olla ongi, et tööandjad jagage oma kogemusi. Jah, just, et jagage ja tõesti, et nii head kui halba on ja et selles mõttes, et kui alguses võib-olla ei ole see nii lihtne olnud, et siis kuidas, mis teid motiveerib ja miks nad tahavad seda teha, sest tegelikult on see ju väga oluline, et ka tööandjad saavad ju ennast niimoodi reklaamida, et näidata, et nad on väga tublid ja edumeelsed ja tegelikult noortel on väga palju ideid ka, et kui neid lihtsalt kuulata ja nende arvamust arvesse võtta. Et see tegelikult võib anda igale ettevõttele sellise natuke teistsuguse suuna. Jaa, kindlasti. Kui nüüd minna siit tööandjate juurest tegelikult võib-olla mõnes mõttes ka olulise asja juurde, et korraldamise juurde, et kes on peamised maleva korraldajad ja kes need on? Peamiselt korraldavad malevaid noortekeskused. Okay. Jaa, et igas maakonnas on vähemalt üks korraldaja, üldiselt ikkagi rohkem neid, et tegelikult ikkagi üle Eesti on malevaid väga palju, et meil ka iga aasta ikkagi 70 maleva korraldajat küsib toetust riigilt siis malevate korraldamiseks ja üldiselt on need noortekeskused ja et siis ongi sellised, et maapiirkonnas on, ma arvan, et see eriti nagu suureks plussiks, sest see noor on juba harjunud selle noorsootöötajaga, ta usaldab teda, nad on koos juba mitmeid projekte teinud võib-olla, et ta julgeb küsida, ta julgeb õppida tänu nendele küsimistele, et see muudab noore jaoks selle palju mugavamaks ja meeldivamaks kindlasti. Tänu selle noorsootöötaja toele. Just. Ja mis ta sealt saab. Okei. Aga samas on ka see, et peab nii-öelda toimuma koostöö, eks ju. Et kuidas toimub nii-öelda koostöö siis kohalike omavalitsuse ja tööandjate vahel või siis ka võtta siia noortekeskus siia juurde? No enamasti noortekeskused ongi meil ju kohalik omavalitsuse all on ju ja tegelikult maapiirkonnas meil neid ettevõtjaid ei ole väga palju, kes noortele suudaksid tööd pakkuda, seal lihtsalt võib-olla selles piirkonnas ei olegi üldse, et siis tegelikult on väga tihti ka tööandjaks kohalik omavalitsus ise, sest ta ise ka ju soovib, et nende noored oleksid tublid ja saaksid neid töökogemusi ja just neid positiivseid töökogemusi, et nad tegelikult väga palju toetavad, et tõesti maleva korraldamisel juba töö pakkumisega ja kõige sellega, et kohalikud omavalitsused väga tahavad, et nende noored oleksid teadlikud ja valmis siis nii-öelda töömaailma astuma ka, kui nende aeg valmis nii on. Teadlikud ja ettevõtlikud, et nii-öelda nagu tegutsegi, saaks ka järelkasvu nii-öelda kasvatada selles mõttes. Okei. Malevas on ka oluline rühmajuhi roll. Ehk siis millised on tema roll ja vastutus? No rühmajuhi peamine roll on ikkagi seda noort toetada, nii tema siis isiklikel õpieesmärkide seadmisel, analüüsimisel ja tagasiside andmisel. Rühmajuht on tihti ka selline vahepealne lüli, tema ei ole see tööandja tegelikult, tema ei pea vastutama tihti selle eest, kuidas töö saab tehtud, aga tema on noore jaoks see turvaline täiskasvanu seal juures, kes tegelikult nii-öelda aitab sõnastada ettevõtja või tööandja neid soove ja ootusi, et noorele selges ja mõistvas keeles nagu, et rühmajuht suudab noorele selgeks teha tööandja ootused ja just mitte sellises kriitika võtmes on ju, vaid pigem just selliselt, et näed, et äkki teeks nii või teeks teisiti, et see on noore jaoks just hästi nagu turvaline selles mõttes ja rühmajuht on kõige jaoks seal olemas.
jah, et on selles mõttes, et nad on väga paindlikud. Alguses tõid välja, et need CV-de koostamised ja sellised asjad, mis noortel on, et siis ma saan aru, et ta tegelikult, kui noor ei oska, siis ta toetub ka selles protsessis, et kuidas üldse nii-öelda võib-olla kandideerida, eks ju, ja siis ka siis nii-öelda vahelüline siis tööandja ja siis noore vahel, et võib-olla siis nagu nii-öelda need mõistetavaks teha, need sõnumid, mis tal liiguvad. Just, et see on jah hästi oluline, sest malevates üldiselt tehakse juba ennem kandideerimist, tehakse need töötoad, mis ongi noortele tegelikult ju palju lõbusamad ja huvitavamad, on ju. Et samamoodi on ka Töötukassa teeb koolitusi neile, et kõik selgitatakse neile juba ennem maleva algust ära, et kuidas kandideerida, kus kandideerida ja just, et nad saavad seda tagasisidet ka ja mis tõesti nagu neile annab väga palju juurde seda, et nad tõesti õpivad selle kohta ja kuna see on hästi praktiline, on ju, et see kõik, see kogemuse saamine, et see kindlasti jääb neile ju paremini meelde, kui see, et nad lihtsalt loevad kuskilt, et mis see tähendab. Jaa, seda kindlasti. Rääkides veel rühmajuhist, siis mis on väga oluline roll nagu malevate juures ja just ka noore toetamisel, siis millised kvalifikatsiooninõuded on rühmajuhile? Selleks, et saada riiklikku toetust, peab olema malevas iga 15 noore kohta üks kvalifitseeritud rühmajuht. Aga üldiselt kogemus näitab ikkagi seda, et maleva korraldajad pigem kaasavad rohkem rühmajuhte, et ongi, et siis pigem on see niimoodi, et iga 10 noore kohta on ikkagi rühmajuht olemas seal, kellel on vastav kvalifikatsioon. Need, kes riiklikku toetust ei taotle, kahjuks nende kohta tõesti ei saa öelda midagi selles mõttes, et nendel sellest seadusest tulenev nõuet ei ole tegelikult. Okei. Ole hea, ava mulle seda teemat, mis see kvalifikatsioon olema peab? Neil peab olema vähemalt osakutsetunnistus, ehk siis nad peavad olema läbinud koolituse ja teinud siis kutseeksami. Just. Et ei ole väga keeruline see. Et tegelikult ei ole väga keeruline, aga jah, tihti on see, et see taotlemine on ka ainult 2 korda aastas. Olgu, selge. Ja seal nad siis peavad ära siis tõendama, et nad ikkagi teavad, mis on noorsootöö, mis on noorsootöö meetodid, mis on mitteformaalne õpe ja kuidas siis toetada noort ja mis on need tõesti tingimused ka, et näiteks ka, kui on ööbimisega malev, et kus noored võivad magada, kuidas see kõik aja planeerimine käib seal. Olgu, väga hea. Sa tõid siia ka mitteformaalse õppe ja eelnevalt sa ütlesid ka, et malevas on lisaks töö tegemisele ka muud tegevused. Ehk siis ma olen saanud aru, et erinevad koolitusi, töötube seal nagu tehakse, aga ole hea, ava seda teemat natukene, et mida nad siis seal nagu veel teevad? Peamiselt ongi siis päeval üldiselt on nad siis tööl ja peale tööpäeva on terve maleva vahetusele siis ühine mitteformaalse õppeprogramm, mille siis iga maleva korraldaja ise seab või ise korraldab. Ja seal on siis oluline see, et tõesti, et näiteks tehakse erinevaid töötube, mingisugused meeskonnatööharjutusi, mingisuguseid ühistegevusi, mänge. Tihti on ka see, et tõesti sellel hetkel nad ka analüüsivad, kuidas päev läks, natuke räägivad, mis nad õppisid, mida nad tegid. Et see on selles mõttes, et kindlasti eesmärgistatud ja väga erinevad tegevused ja toimuvad ka mingid väljasõidud näiteks. Ja et seal on jah hästi palju erinevaid tegevusi, aga need on kõik seotud kuidagi sellise töömaailmaga, et see toetaks rohkem noort. Ja siis on ka erinevad, et kuidas tagatakse noorte lahutus, siis õiguskaitse ja ka milliseid seadusandlikke nii-öelda nõudeid peaks siis täitma ja ka järgima. Erinevatel vanustel on ikkagi see tööaeg on natuke erinev, et seda peaks jälgima. Kindlasti peaks tulema ka siis rühmajuhtidel näiteks tervisetõendid on ju, või noortel näiteks, et kui noored lähevad ka kuhugile tööle, kus on teisi lapsi või midagi, et siis neil peavad ka olema need tervisetõendid olemas. Aga peamiselt on ikkagi ilmselt see kellaaegade teema, et mis kellast kellani nad võivad töötada, mis tööd nad võivad teha. Et näiteks et teisel korrusel ei tohiks noored pesta aknaid, et see on juba selline ohutus. Ja üldse, kui palju nad tõsta võivad ja mis tööd nad tegelikult teha võivad. Ja samamoodi, et kui näiteks värvivad, et siis need värvid peavad olema ohutud. Need peamised sellised asjad, mis on tegelikult natuke juba sellised loogilised. Et lihtsalt noortel on võib-olla need nõuded või ma ei ütlekski isegi nõuded, et ma ütleks, et lihtsalt noore jaoks, et pigem oleks see noore jaoks võimalikult turvaline ikkagi, et ta saaks selle töökogemuse, aga see oleks tema jaoks turvaline. Et see töökogemus ei peaks tulema läbi noore ohutuse või turvalisuse. Et ei seaks noore tervist kuidagi ohtu ja arvestaks tema nii-öelda tööaega.
ja see oleks noorele ka võimetekohane, on ju. Et kui noor ikkagi teeb tööd, mis ei ole tema vanusele sobilik või tema oskustele, et siis see võib ka tekitada sellise jälle negatiivse töökogemuse, on ju, mida me kindlasti malevas ei taha. kuidas saavad malevid võib-olla paremini toetada ka neid noori, kes on nagu nii-öelda tööturult kaugemaks jäänud, sest et paratamatult meil on ka need noored ja siis on ka erivajadustega noored. Jaa, et selle peale on ikkagi maleva korraldajad juba mõelnud, et nad tegelikult kaasavad, samas nõuabki see natuke rohkem ressurssi, sest sinna on rühmajuhte rohkem vaja, et just kui me räägime haridusliku erivajadusega või erivajadusega noortega, on ju, et need kaasatakse, aga jah, lihtsalt nendega selleks peab olema valmis eelnevalt, et see on ka usalduslik suhe lapsevanema ja noore ja rühmajuhi vahel, on ju, et tõesti need tingimused juba eelnevalt läbi rääkida, aga tõesti, noored saavad väga hästi osaleda igasuguste erivajadustega ja samamoodi on ka siis need noortega, et või mitte töötavate, mitte õppivate noortega, et samamoodi on ka need, et need tõesti kaasatakse, samas nad on väga raske rühkida kaasata, aga samas tõesti see on võimalus, nad saavad käia, aga see natuke nõuab jah rohkem ressurssi kui muidu. Millist ressurssi see rohkem just nõuab sealt? töötajate mõistes on ju ja töö valikul ka, et kõik tööd ei pruugi neile sobida, et seda peab hästi nagu eelnevalt juba teadma ja sellega arvestama, et mingid tööd neile ei pruugi sobida või saabki neid nagu natuke kohandada nende jaoks, et see sobiks neile. Et siin on hästi oluline, et kui noorel on mingisugune erivajadus, siis ta räägiks maleva korraldaja või rühmajuhiga läbi, et mis on need tema ootused, mis on need tema vajadused ja kuidas ta saaks malevas ikkagi osaleda, sest see on väga oluline, et kõik noored saaksid neid teadmisi ja oskusi juurde, mis neil vajalikud on. Ja siinkohal ma arvan, et on ka oluline nähtavasti infovahetus siis maleva korraldaja ja siis tööandja vahel, et see info nagu liiguks, et just, et neile püütakse teha näiteks väiksemad rühmad, kus ongi rohkem rühmajuhte ja need tööd oleksid nende jaoks sobivamad. Aga selles mõttes, et neid juba kaasatakse päris palju ja rühmajuhid ikkagi mõtlevad selle peale, kuidas järjest rohkem ka neile paremaid tingimusi pakkuda. Väga hea. Kust me võiksime nii-öelda rohkem infot saada malevate kohta? Ja need allikad, kus nad on? Mina esimesena soovitan ikkagi pöörduda noortekeskuse poole, sest nendel on see info olemas, et kus korraldatakse malevaid, võib-olla nad korraldavad ka ise, et siis on nende käest seda infot lihtne saada. Et muidugi linnades, Tallinnas on meil Tallinna õpilasmalev, kes iga aasta pakub peaaegu 1000 noorele võimalust malevas osaleda, et kindlasti võib jälgida, et millal neil on kandideerimine avatud ja võib küsida ka jooksvalt infot, et ehk suve jooksul võib tekkida ka mõni vaba koht näiteks. Aga mujal on pigem jah ikkagi noortekeskus, ma arvan, et võiks esimene kontakt olla, et lihtsalt küsi oma piirkonna noorsootöötaja käest, et kas on malevaid seal lähedal, kuidas sinna kandideerida, mis on selleks vaja. Et ma usun, et kõik annavad seda infot edasi. See on nagu hea soovitus. Et siis noortekeskuste poole pöörduda ja see oli ka minu meelest hea mõte, mis sa nagu välja tõid, et võib ka vahepeal küsida, kui kandideerimine läbi, et äkki on tekkinud nagu mõni vaba koht, mis võib-olla nagu alguses ei olnud. Just, et võib ka jooksvalt selles mõttes küsida ja uurida, et see, et kandideerimine on läbi, ei tähenda, et ei saa nüüd üldse kindlasti, et võib küsida ikka. Jaa. Me oleme siin päris palju malevatest rääkinud erinevate nurkade alt, et kas on midagi, mis sa nagu ise tahaksid välja tuua ja mida mina näiteks ei osanud täna hetkel praegu siin küsida sinu käest? Ma arvan, et me said väga olulised teemad kõik räägitud selles mõttes, aga ma arvan, et ma soovitaks ikkagi noortel kindlasti osaleda malevas, see on väga hea kogemus neile, et ma tean, et osadel noortel on see, et nad ei taha seda mitteformaalse õppe osa, ma tahan lihtsalt raha teenida, et las ma käin lihtsalt tööl, on ju, miks ma pean nagu seda kõike muud tegema. Aga tegelikult need oskused ja teadmised, mis seal saadakse, on väga väärtuslikud tulevases elus ja tõesti noor õpib ju kõige rohkem malevas iseennast tundma, mis on väga oluline tema jaoks, et ma väga soovitan, et uurige, kus malevad toimuvad ja tegutsevad ja malevad on väga aktiivsed ise ka selles mõttes ennast reklaamima ja kindlasti külastage neid sündmusi, mis maleva korraldajad teevad koos noortega, et see on kindlasti väga põnev. Et näha, et noored korraldavad üritusi, tegevusi ja see kõik väga põnev. Väga hea. Kuule Kaisa, aitäh sulle toreda ja meeldiva vestluselt, et sa avasid malevate teemat rohkem. Ja hea kuulaja ja vaataja, ootame siit kaasa rääkima. Jaga oma mõtteid meile meiliaadressil noorteseire@
arno.ee. aitäh sulle ja järgmise korrani! Aitäh!